Tere, Timur! Tervist! Aga räägi nüüd paari sõnaga, millega tegeled, kus pärit oled? Mina olen Saaremaalt. Töötan päästeteenistuses või päästeametis meeskonna vanemana. Ja sealt ma tulengi. Kuidas niisugune mõte tuli, et minna päästeametisse? Mõte tuli kunagi sellepärast, et tööd ei olnud. Ja siis pakuti sellist võimalust, et katsetada päästeameti tööd ja proovisin ja hakkas meeldima. Ja nüüd siis olen juba 25 aastat seal olnud. See on tõesti väga hea, et hakkas meeldima, et selliseid mehi on vaja, et päästeid, kui neid ei oleks, siis kes maju ikka kustutamas käiks. Aga mul on sulle mõned küsimused. Kuidas võib tõhus töödistsipliin aidata organisatsioonil saavutada oma eesmärke? Kuidas päästeamet saavutab distsipliini meeste sees, et päästed oleks kogu aeg motiveeritud, töötahtlikud? No ütleme niimoodi, et eks see põhiline distsipliin, see hakkab juba siis, kui näiteks võetakse uus tööline päästeametisse tööle. Tutvustatakse meie eesmärke, meie arusaama ja siis kindlasti ka ütleme väljaõppega. Sa nimetasid, et uusi töölisi, kas nad käivad kuskil koolis ka? Ikka jah. Et kõik teised, kes tahavad päästeametisse tööle jääda, peavad läbima siis päästekoolituse kõigepealt. Olema siis see kestab umbes pool aastat ja siis on ka pool aastat praktikat ja siis alles peale seda saavad siis päris ametlikult Kas sa ütled, et pool aastat praktika, pool aastat siis koolis, kas see on sinu jaoks piisav? No ütleme niimoodi, et päästja päris päästjaks saaks. Selleks on vaja ka praktilisi kogemusi. Et ainult kool ja kui see praktika toimub niimoodi, et näiteks väljakutseid ei ole, et siis see ei anna veel kõiki teadmisi inimesele. Aga milline juhtimine, ehk positiivne juhtimine emotsionaalselt on sinu jaoks kõige parem? No kõige parem on meeskondades kindlasti hea läbisaamine. Nii, ütleme, omavahel ühel tasandil töötajatel kui ka ülemused peavad oma alluvatesse suhtuma võrdväärselt. Ei tohi kedagi eristada. Aga kas generatsioonide vahet on ka tunda, et noored ei saa nii hästi vanematega läbi? Ei ole. Et päästeseltskond on selline huvitaval kombel selline arusaa ja mõistev, et kõik noored võetakse alati ühesõnaga hästi vastu, et ei tehta eriti vahet, et kui vana sa oled. Seda on väga tore kuulda, aga ma enne unustasin tutvustada, mul on siin kaaskolleegid Karl Kivi ja Sander Saabkin, aga nüüd ma annan sõna Sandrile. Mul tekkis selle jutu peale küsimus juba, et sa ütlesid, et tulevad noored peale ja kõik, aga kuidas ma ütlen, et kas sinul on ka see valimise roll, kes teile komandosse tööle tuleb või kes selle uue töötaja siis valib? Uute töötaja valimisega on niimoodi, et kindlasti uuritakse, kes see uus inimene on, kes tahab meile tööle tulla. Tehakse taustakontroll. Isegi selles mõttes, kas on kriminaalsed näiteks puhas. Ja kui on, ütleme, sama piirkonna inimene, siis ikka leidub mõni tuttav, kes seda inimest tunneb ja oskab ka
iseloomu kohta rääkida. okei. Aga see on suhteliselt subjektiivne ju, et mõnel on halb. aga kui on näiteks ikka juba teada, et ta ütleme eelnevalt on varasemalt näiteks palju töökohti võib-olla vahetanud, ei püsi kindla töökoha peal eriti kaua, et siis sellel on ka üldjuhul tavaliselt mingi põhjus. aga noh, kui me räägime sellest distsipliinist ja asjadest, ma saan aru, et suhted asjad on kõigil nagu inimestega head suhteliselt. aga kas on näiteks siukseid nagu erakordseid juhtumeid või midagi ka, kus keegi ei saagi kellegiga hästi läbi ja on nagu mingi karistuse või asja saanud? Kui nad nüüd hästi läbi ei saa, siis kõigepealt ikkagi uuritakse nagu, üritatakse aru saada, et milles see probleem on, et võib-olla kui tõesti inimesed nagu omavahel ei klapi, et meil on ka nagu erinevad valdkonnad, et on võimalus nagu teises inimgrupis töötada. See muidugi tähendab teiste nõusolekut. aga üldjuhul ikkagi, kui on, et mitte läbisaamisel on tavaliselt mingi konkreetne põhjus ja siis üritatakse ikkagi sellest aru saada, et kas nad suudavad nagu omavahel ära leppida. ja kui jääb ikkagi selline vimm kestma, siis sellisel kujul nagu tööd teha meeskonna mõttes ei saa. Et meeskonnas peavad ikka kõik hästi läbi saama. aga on nagu kedagi kuidagi karistatud ka või? Ma ei tea, halva käitumise või mingi asja eest valesti teinud või ei käitu teistega siis õiglaselt või arvab nagu, et on rohkem? Selliste inimestega on läbi viidud vestlusi. Ja kui inimene on nagu aru saanud, et milles probleem on, et ja siis antakse tal nagu valikuvõimalus, kas ta nüüd on nõus ennast muutma, kas ta suudab ennast muuta. Ja kui ta jääb ikkagi nagu kirstu naelaks, siis tuleb tal üldjuhul siis oma soovil lahkuda. Aga kas ta siis saadetakse mingi uude komandosse või kas ta saab nagu jätkata seda tööd? Või? No kui ta ei suuda ühes meeskonnas töötada, siis ja inimestega nagu läbi saada, siis ilmselgelt ei suuda ta seda ka kuskil mujal teha. Ma segan korra vahele. Sa ütlesid, et oma soovil lahkuda, aga kui tal ei ole katseaega, tal on juba tähtajatu leping, tema ütleb, et ma ei ole nõus minema, mis on tegelikult ka tema kohus, kas siis Päästeamet nagu koondab tema? Ei, päris koondamisega tegemist ei ole, et siis ta ei ole lihtsalt sobilik sellele tööle, sellele ametikohale ja lastakse lihtsalt lahti. Aga siis ta peab ikkagi selle mitu distsiplinaari karistust saama? Jah. Et see oma soovil lahkumine, see on selline leebe variant, mis siis nagu inimese tööraamatut nagu ei riku, et see on valikuvõimalus lihtsalt. Enne sa ütlesid, et nagu suhted asjad on teil teiste töötajatega head, aga kas siis Päästeameti nagu need distsipliinimeetmed või mida nad kasutavad, kas need on nagu õiglased ja head või peaks nagu midagi, on mingi asi, mida sina näiteks tahaks muuta? Ei, meil on üldjuhul selline päevaplaanid ja korrad on paigas. Meil on sisekorra eeskirjad, millal midagi teeme, komando sisekorra eeskirjad. Sisekoolitused, asjad, kõik, mis tuleb läbida, et kindlad päevakavad. Ja ehk siis ühesõnaga sulle vist nagu sobib see, mis praegu juba tegelikult on nagu olemas? Ja ta on... selles mõttes on nagu õiglane? Ja meil on kõik puhkeajad, söömisajad, vabad ajad, kõik on olemas. Et... No siis seda on nagu hea kuulda, et nagu selles suhtes inimene ise on nagu rahul sellega. Ja kui ütleme näiteks isegi päästesündmustel on mingi pikema sündmused, siis on
on teatud aeg ja kui see, ütleme, päästesündmus läheb pikemaks, siis vahetatakse meeskonnad nagu ära, et okay. Tuleb jälle puhkeaeg. Et 24 tundi nagu keegi ei pea. Tööd ei tee nagu otseselt järjest. Okay. No siis on hästi, et vähemalt sina sellega nagu rahul oled. Ja ei, meil tehakse iga-aastaselt ka rahulolu uuringuid, nii et ja sealt on tulnud kogu aeg positiivne tulemus. Aga tead sa kedagi, kes nagu näiteks ei ole üldse rahul? Või on nagu teil ja ma võin öelda, et need, kes üldse rahul ei ole, need lähevad sealt ka hästi kiiresti tööle. Et kui inimesel ei sobi selline töökorraldus, siis nad, üldjuhul ikkagi on ise ära läinud. Me pisut rääkisime sellest rahulolust, et ma tahaks teada, et mis on töötajate üldine suhtumine kehtivatesse reeglitesse. Et kas kõik võtavad omaks kehtestatud reeglid või kuidas sellega on? No ikka. Teavad, et ma olen omaks või? Õigel ajal peavad olema tööl, tööülesanded peavad olema täidetud. Alkoholi suhtes on meil 0 tolerants. Et kui sa tuled lõhnadega tööle, siis sa ka lõhnadega lähed. Et pikka pidu ei ole. Okay. Kas Päästeamet korraldab regulaarselt koolitusi ja teavituskampaaniaid töötajatele seoses töödistsipliini ja ohutusega? Jaa, töödistsipliini osa ja ütleme, see kattub siis ka mingil määral tööohutusega, et selline õppekava või ütleme, õppepäevad on meil nagu täitsa sisekoolituses olemas. Kui tihti siis? Ma võin pakkuda, et äkki on see 2 korda aastas. See päris muljet avada. Jah, et kui ikka poole aasta jooksul sellest põhjalikult rääkida, siis on see töötajatel ka nagu meile see on vaja. Aga mis see kõige tavapärasem distsiplinaarkaristuses välja näeb? Võin öelda nagu ma ei oskagi ühtegi, pole sellist nagu viimasel ajal nagu sellist näidet tuua. Varasemalt, kuidas on olnud? Kindlasti millega võitaks palgast kinni on võimalik. Võib-olla peavad mingeid lisaülesandeid tegema. Võib-olla antakse tehakse mingi käskiri, hoiatus. Ja et kui sa samamoodi kas jätkad oma tegevusega või siis teistpidi ei jätka, ei täida näiteks tööülesandeid. Kas teil nagu seletuskirja vormi on, et kui sa teed pisiviidu, siis on samamoodi? Kindlasti, et seletuskiri isegi see ei ole alati nagu halb jah, et vahest tehakse ka head asjade kohta seletuskirjas. Aga ikka, kui on mingid intsidendid toimunud omavahel, siis võetakse inimeste käest nii ütlused kui ka siis paberkandjal seletuskirjad ja mida siis analüüsitakse. Sa enne rääkisid jah, et nagu komandos ja asjades on see töödistsipliin hea, aga näiteks ütleme, kui sa lähed sündmusele ja mingi siis ütlemegi noor uus päästja ei kuula sind või ei pane nagu tähele, et kuidas sa nagu seda lahendad või mis sa nagu sellises olukorras teed nagu? No noor päästja tuleb alati katsuda panna tööle kõrvuti siis vanema päästjaga, kes siis jälgib teda, vajadusel juhendab ja siis ka ütleme, jälgib nagu ohutust. Et jah, et nad pannakse tööle üldjuhul siis vanemate päästjate. Saaksid nagu kogemusi asju juurde. Okay. Sa enne mainisid, et
sa oled Saaremaalt pärit. Kuidas Saaremaa komandos siis meestel distsipliiniga on, kuidas nende töötahtega on, kas noori tuleb peale? Saaremaal on, kuna me juba iseloomult oleme selline natuke väiksem piirkond, kinnine piirkond, siis meil on hästi vähese kaadrivoolavusega komandod. Noori tuleb peale, siiamaani parasjagu, et nii, et üldjuhul meil ikkagi, kes on lahkunud, need on läinud siis otseselt pensionile. Ja kuna me oleme kõik nii pikaajaliselt koos olnud, siis on läbisaamine, ütleme, ma võin tõesti öelda, väga hea. No meeskonnatööga kindlasti kõik 30+ aastat. Ühed samad näod vahis meeskonnas, no siis ju igaüks juba teab, mis on tema roll näiteks sündmusel, autojuht teab, kus ta peab olema punktis, meeskonnavanem ei peagi isegi ju tegelikult midagi teoreetiliselt siis enam ütlemagi. No jah, ütleme sündmustel on nagu rollid juba asutuse siseselt kindlaks määratud. Aga ka need komando siseselt on välja kujunenud meestel omad rollid